Kui seni on räägitud 228 töötavast numbrituvastuskaamerast maanteedel, siis Delfi portaali teatel on kordades rohkem politseikaameraid linnades ja asulates. Umbes 1600 kaamerat suudavad lugeda nii autonumbreid kui inimese nägusid. Süsteem võimaldab leida erinevates kaamerates sama inimest või autot kas numbrimärgi, näokuju, riietuse ja muu sellise järgi. Politseijuhi sõnul püütakse inimeste privaatsust mitte rikkuda või kui rikutakse, siis nii vähe kui võimalik. Me üritame inimeste privaatsust hoida nii palju kui võimalik ja seda rikkuda nii vähe kui võimalik. Meil on asutuses loodud süsteem, kus erinevatele andmekogudele antakse õigusi vastavalt sinu sellele tööülesannetele ja stiilile ja tegelikult logitakse kõiki neid päringuid. Siseministri sõnul kasutatakse kaameraid vaid raskete kuritegude avastamiseks. Ma ei oska nende väidete kohta midagi öelda, et mina sellistest juhtumitest mitte midagi ei tea. Mul on raske uskuda, et süsteemis, kus sa igat päringut pead nagu põhjendama konkreetse menetlusega, oleks võimalik lihtsalt igaks juhuks siis selliseid päringuid teha, et neid väiteid tuleb kindlasti kontrollida. Õiguslik vaidlus ongi suuresti selle üle, kuidas kaamerate andmeid saab vaadata ja kuidas tagatakse, et piir raske kuriteo uurimise ja liigse jälgimise vahele tõmmatakse õige. Riik kaotas juba Euroopa kohtus telefoni metaandmete vaidluse, kus üritati veenda, et metaandmetele ligipääsu võib anda prokurör ja ta on hästi sõltumatu. Ja seal tuli väga selgelt välja, et selliseid lubasid võib anda ainult kohtunik. Ja praegu me vaatame otse süsteemile, kus siis on politsei annab ise endale loa ja siis ise kontrollib, et seda ligipääsu ei ole kuritarvitatud. Et mul on usk Eesti Vabariigi politseisse väga kõrge, aga privaatsus on midagi sellist, mille eest me peame seisma. Siseministrit küll kaamerate ettejäämine ei häiri ja me ei räägi siin muidugi uudiste kaamerast. Mul isiklikult on praegu rohkem kindlust tekkinud selles osas, et need asjad, mis on nendes asulates, kus ma olen varem lihtsalt vaadanud seda videovalve silti, aru saamata, et miks see seal on. Et mul on see kindlus olemas, et neid andmeid kasutab väga piiratud hulk inimesi ja väga siis põhjendatud juhul tõesti. Teema on vastuolu täis. Keskmise kiiruse mõõtmise kaameraid ei ole võimalik seaduse ja andmekaitsereeglite järgi Eestis rakendada, sest nende abil pildistatakse üles ka autod, mis kiirust ei ületa. Samas pildistatakse teise süsteemiga üles kõik autod ja inimesed ning seaduslik alus ehk korra tagamise vajadus on olemas. Ma meenutan, et kui Transpordiamet ju arutas seda sama keskmise kiiruse mõõtmise debatti, siis oli ju väga põhjalik arutelu selle üle, et kuidas muudetakse anonüümseks need inimesed, kes sinna kaamerasse sõidavad, et kellegi õiguste privaatsuse riivet ei tekiks. Kärri Kinter, tunnustatud jurist, mõistlik inimene, nägi väga palju vaeva, et selgitada avalikkusele, et avalikkusel ei ole õigust teada, kellega tema koos oma autos sõidab, kui ta ei ole midagi rikkunud. Kaamerate kasutamise üle on alustanud Politsei- ja Piirivalveamet teenistuslikku juurdlust.